Hariduspoliitikas oleme valinud selge tee minna venekeelsetes koolides üle eestikeelsele õppele. Seda suundumist oleme juurutanud juba aastaid ning seda jätkatakse. Selle vajalikkust on kogu aeg rõhutanud ka haridusminister Kristina Kallas. Täna oli ta külas Ida-Virumaal, kus ta esines Kohtla-Järve riigigümnaasiumi lõpuaktusel. Armsas eesti keeles edasi antud heade soovide sees teeb minister aga ootamatu pöörde ja kõneleb vene keeles. Дорогие родители, большое огромное вам спасибо за то, что вы поддержали этих молодых людей в тот момент, когда им нужна была ваша поддержка, чтобы дойти до конца этой дороги, где они сегодня находятся. Спасибо вам большое. Mis nüüd lahti? See tagasiside hakkas tulema natukene hiljem. Selle üle avaldas imestus sama kooli eesti keele õpetaja Liisi Laanemets, kes selle üle arutab oma sotsiaalmeedia postituses. Siinkohal selle postituse lõpuosa. Kui aga eestikeelse kooli lõpuaktusel peetakse vajalikuks sellest põhimõttest kõrvale kalduda, jääb õhku küsimus, kui tõsiselt riik ise seda reformi võtab. Isamaa ridadesse kuuluv endine haridusminister Tõnis Lukas oli samuti hämmingus sellest käitumisest. Hämmastav just Kohtla-Järve riigigümnaasiumis. See on algusest peale täiesti eestikeelne kool. Seega ei ole siin vajalik olla kahepaikne ehk nagu mõnes üleminekukoolis, kus osa klassi ei ole veel eesti keelele üle läinud. Minister ise aga täna ei leidnud aega selgitusi anda. Oma kirjalikus kommentaaris ta märkis soovi tänada lõpuaktusel neid peresid, kus vanemad ei saa hästi aru eesti keelest, et ka nemad saaks sellest tänust osa. Minister juhtis tähelepanu sellele, et kõne valdav osa oli siiski eesti keeles.